Jeesuse Kristuse esimene imetegu oli Kaanas. Jeesus Kristus muutis vesi veiniks. Miks ta tegi seda? Selleks, et näidata, ilmutada ennast inimestele ja võib-olla, aga mitte ainult. Liiga vähe inimesi teadsid, kes seda tegi, ainult võib-olla sulased. Jeesus Kristus tahtis, et inimesed oleksid rõõmsad. Ja hiljem, kui inimesed kohtusid Jeesuse Kristusega, kui nad nägid tema imetegusid, kui nad kuulsid tema õpetust, nad tundsid, et Jumala kuningriik, see on midagi hea. Nad olid õnnelikud ja rõõmsad sellepärast, et on koos Jeesuse Kristusega. Ja alati on niimoodi, kui me oleme koos Jumalaga, kui koos Jeesuse Kristusega, me lihtsalt peame olema rõõmsad. Ja täna me räägime rõõmust. Aeg-ajalt inimesed küsivad, miks katoliiklased on nii kurvad? Miks on nad kogu aeg nagu mures? Muidugi aeg-ajalt oleme mures. Aeg-ajalt toimuvad rasked sündmused ja ei saa lihtsalt rõõmustada. Võib-olla ka oleme kurvad sellepärast, et näeme, et kui palju kurja on selles maailmas. Aga väga tihti see ei ole põhjus. Oleme kurvad võib-olla sellepärast, et peame olema. Tuleb niisugune veendumus, et me katoliiklased peame olema kurvad. Sellepärast, et Jumal võib-olla tahab, et me oleksime kurvad. Aga Jeesus Kristus mitu korda rõhutas, et inimene ei saa olla kurb, kui ta on koos Jumalaga, nagu see jutt pulmast. Ei saa olla peigmehe sõbrad kurvad, siis kui peigmees on koos nendega. Miks siiski me oleme kurvad? Kas ei ole niimoodi, et meie ees seisab nagu vale Jumal? Meil on vale ettekujutus, et me peame olema kurvad. Aga Jeesus Kristus tahab, et me oleksime rõõmsad ja mitte seal kuskil teises maailmas pärast surma, aga just praegu, siis kui me kohtume temaga oma tavalises elus. Alati on niimoodi, et Jeesus Kristus näitab meile oma armastust ja võib-olla ebatänelikuks oleks meie poolt, meie hoiak, et me oleme kurvad. Võib-olla see on mingi märk, et me ei taha võtta vastu seda armastust, mida Jeesus Kristus tahab meile. Püüame näha, et Jeesus Kristus on koos meiega ka täna. Ta teeb väga palju erinevaid asju meie jaoks, oleme tänulikud ja võib-olla tänulikkus seisneb selles, et me oleme rõõmsad ja näitame ka oma rõõmust teistele inimestele, et ka nemad tahaksid olla koos Jeesuse Kristusega.